Tšau sõbrad ja tere hommikust! Meie oleme jõudnud omadega Loviinasse ja kuna me oleme siin ainult 2 päeva, siis me oleme väga tihedalt täispakkinud oma need 2 päeva ja lähmegi vaatame siis sellise 1 päeva tiiru rolleritega mäkke, kosed, järved, templid, igast muid põnevat. Nii et võtame neid kaasa ja lähme vaatame, kust need ilusad Instagrami pildid ja videod kõik tulevad ja pärit on. Nii, oleme oma esimeses kohas, milleks on siis Alingaling Kosk. Nagu te teate, siis meie otsime kohti, kus käia valdavalt Instagramist. Instagram selles mõttes on väga ekslik, vähemalt siin Balil siiamaani. Et pildid on väga ilusad, inimesi ei ole, on ju. Ehk siis täna ongi selline reis meil, kus me näitame siis natukene neid telgitagusid, millised need kohad tegelikult on ja mida peab selleks tegema, et selliseid pilti saada. Nii et... kõik need slow motion B-roll ei ole üldse nii ilus tegelikult on sellised kollased tünnid ja siis on mingi putka ja... Näitan kohe, millised Instagrami pildid välja näevad, aga reaalsus on see, et inimesed on järjekorras, töötajad siin kontrollivad pileteid ja madinat on päris palju. Ja pilt on siis alati selline. Esimene tund aega on kulutatud, 3 koske on nähtud, aga tuleb välja, et need on hoopis teised 3 koske. Ja hoopis nüüd me lähme sinna Alingaling kose juurde. Aga need kosed olid väga ägedad. Selle asja nimi on Behind the Scenes for the Gram. Ja kui üks on lõpetanud, siis tuleb terve poisu järgmiseks peale. Natuke vähem kui 2 tundi on möödas. Väga-väga äge oli, me nägime 4 erinevat koska ja kõik olid väärt minu meelest. Millest 3 olid üllatus. Ja 3 olid üllatus. Me tulime ainult 1 juurde. Ja äge on see, et me ostsime kõige odavama pileti, mis on ainult sissepääs, aga meile pakuti igal pool hüppamist, ehk siis tegelikult ei ole vaja osta tegelikult ei ole vaja osta ka seda piletit, kus on giidid ja asjad, sellepärast, et giidid on kogu aeg seal koha peal olemas ja saab hüpata ikkagi. Ja nüüd? Ja nüüd lähme edasi, ma ei tea kuhu. Ma ei mäleta, mis see koht oli. Üritasin drooni püüda kinni. Tükid väljas. Jaiks! Jaiks! Nii, et jaanuari alguses mägedes tabab meid hoopis teine reaalsus. Näe, sealt on juba vett välja tulnud. Issand rõune. Aga vaated on ägedad. Ja no meie päevatruuper on sealne. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Tegemist on väga ilusa kohaga. Ma panen paar pilti, mille pärast me siia tulime. Aga nagu näha, siis reaalsus on kogu aeg selline ja jälle hoopis teistsugune kui piltidelt paistab. Aga ütleme nii, et see tee siia oli päris õudne, sest vihma nagu tuli täiesti ladinal. Ehk siis ma olen täiesti läbimärg, me ostsime vihmakeebid kõik. Ja nüüd jällegi üks reaalsus on see, et kahjuks küsitakse parkimise eest raha ja pildi tegemise eest raha, ehk siis iga asi maksab. Loodus ei ole endiselt tasuta. Oh my god.